Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Hambur, siin on sinu kaardisõnumid tuli ja hobuse aastaks. Vaatame, mida minu kaardid räägivad sulle 2026 aastaks. Ja võta seda kui sellist meelelahutust, et ära võta seda kui tõde. Ja see on selline kollektiivne lugemine, et kõik ei saagi sinuga siin resoneeruda. Kõik ei pruugi sind kõnetada, aga ma usun, et kui sa oled sattunud seda kaardilugemist kuulama, siis järelikult sul on hetkel siit mingit sõnumit vaja kuulda. Ma usun, et iga asi meie elus juhtub põhjusega. Ja selle video lõpus on ka mul selline väike meelelahutuslik mäng, et mul on üks tore kaardipakk, kus on sellised ajalised sõnumid, et sa saad küsida enda peas, enda mõtetes ühe küsimuse, millele sa soovid sellist ajalist vastust, et näiteks millal mingi asi võib sellel aastal, uuel aastal siis toimuda, juhtuda või aset leida. Aga ma olen siin juba kaardid valmis ladunud, ma häälestusin ja segasin kaardid ja ladusin kaardid välja ja hakkame vaatama siis, mida need kaardid räägivad selleks uueks aastaks. Ja hambur, sulle tuli esimeseks kaardiks tugevus ja see räägib sellest, et hambur leiab endas sellise sisemise jõu sellel aastal. Hambur õpib nagu, et selline tõeline tugevus ei ole nagu selline surve ega enesetõestamine, vaid tõeline tugevus on selline rahu iseendas ja selline enesevalitsemine, et hambur nagu õpib iseend valitsema või taltsutama, tuleb siit läbi sõnum. Ja hambur leiab endas sellel aastal ka enesekindluse, sellise sisemise jõu ja tugevuse. Ja siis siin kohe kõrvale tuli ülempreestrinna, et selle sisemise tugevuse ja jõu kõrval hambur leiab ka väga sügava intuitsiooni ja sellise sisemise teadmise. Ja see aasta kutsub ka hamburit kuulama rohkem enda sisehäält, enda kõhutunnet ja mitte kuulama siis teiste arvamust, mida teised sulle ütlevad, vaid kuulama iseennast. Ja alati ei olegi vaja kohe vastata. Mõned küsimused või vastused sa leiadki nii-öelda vaikuses olles. See on ka selline nagu vaimse teekonna kaart, et paljud hamburid võivad nagu astuda sellisele vaimsele teekonnale siin sellel tulihobuse aastal. Ja võivadki leida sellel vaimsel teekonnal enesearengul enda selle sisemise tugevuse. Ja siis on siin edasi müntide poiss. Väga paljud hamburid alustavad millegi uuega, praktilises osas, töö osas, raha osas. See võib olla uus töö, uus oskus, uus projekt. Midagi, mis on seotud rahaga, tööga. Ja see uus algus on selline alguses nagu tagasihoidlik. Ja hambur nagu pühendub sellel aastal. Et kui millegiga hambur alustab, siis ta pühendub sellele. Ja see kaart nagu soovitab ka, et väikeste sammudega võtta asju nagu ette, et mitte väga minna nagu kohe suurelt või tahta nagu kohe mingeid suuri selliseid tulemusi. Et väikesed sammud on need, mis toovad edu sellel aastal. Ja hamburid kindlasti lähevad sellel aastal reisile, et tuli kaariku kaart, see on reisimise liikumise kaart, tuleb väga palju reisimist, liikumist. Ja hambur võtab enda eluohjad enda kätte
ja seab endale eesmärgid ja see tulihobuse aasta on ka selleks väga soosiv, et nagu näha on, siis selle kaardi peal siin on ka hobused ja see on märk, et sellel aastal hambur sul tuleb võtta enda eluohjad enda kätte ja hakata tegutsema teadlikult, edasi liikuma. Et kui sa soovid muutusi enda ellu, siis tuleb tegutseda ja liikuda edasi elus. Ei saa seista paigal sellel tulihobuse aastal. Ja sauade kuus, see on selline nagu tunnustuse ja edu kaart, et väga paljud hamburid võivad saada tunnustust ja saavutada nagu mingisuguse edu ja võidu ja heakskiidu kellegi poolt. Ja see kaart nagu ütleb ka, et sa oled nagu õigel teel või liigud nagu õigel teel, kui sa kuulad enda sisetunnet ja kui sa leiad endas sellise sisemise tugevuse ja julguse ja enesekindluse ja kui sa liigud edasi elus. Ja see on ka selline sotsiaalmeedia kaart, et kui siin keegi on, kes kuulab, kes tegutseb sotsiaalmeedias, siis sellel aastal võid sa saada endale väga palju uusi jälgijaid ja toetajaid sotsiaalmeedia kanalites. Võib sind saata edu ja tunnustus ja nähtavus. Aga vaatame, mida see teine kaart siin meile räägib ja esimeseks kaardiks on meil siin mõõkade 2 ja hamburil on vaja mingi otsus või valik teha sellel aastal siin. Midagi, mida sa ei saa nagu enam edasi lükata. Sa pead nagu mingisugusele asjale otsa vaatama, et sa ei tohi endale valetada. Sa pead olema aus iseenda ja ka teiste vastu. Tuleb nagu, siin kaardil on selle naisel on nagu selline side silme ees, et midagi on, mida sa ei taha endale tunnistada. Aga nüüd sellel aastal sa ei saa enam niiviisi edasi minna. Et tuleb tõele otsa vaadata ja tuleb teha see valik, otsus. Ja müntide 5, see on selline puuduse või ebakindluse kaart, et siin võib hambur tunda aasta jooksul sellist ebakindlust või puudustunnet või puudusteadvust. Aga tea, et abi on alati olemas. Isegi kui sa seda ei näe, siis tegelikult on alati olemas abi, on alati olemas lahendus, võimalused, igale probleemile, igale murele on olemas lahendus. Et on vaja lihtsalt küsida abi ja on vaja julgeda küsida abi ja mitte nagu jääda sellesse ohvri rolli. Et see kaart nagu hoiatab sellise ohvri rolli eest ka hamburit natukene. Ja siis tuli siin väga huvitav, tuli maailmakaart ja see maailmakaart on nagu välismaa kaart, et väga paljudel teistel tähemärkidel ka tuli seda maailmakaarti. Ja ma ei tea, kas sa kuulasid ka minu seda videot, kus ma jagasin, et mida toob nagu kollektiivselt siis inimestele see 2026 aasta siin siis Eestis on ju. Tegin sellise video. Kui sa ei ole kuulanud, siis mine kuule. Seal tuli mul ka nagu sõnumid välja, et väga paljud lahkuvad siit riigist sellel aastal välismaale ja mul on tunne, et hambur võib seda samuti teha. Sellepärast, et väga paljudel hamburitel võib olla siin rahalisi raskusi ja siis neil võibki tulla see otsus või valik, mida nad peavad tegema, mida nad on nagu kaua edasi lükanud, et paljud hamburid lähevad välismaale tööle ja elama. Et see on selline suure maailma välismaa nagu kaart ja võib tulla selliseid
kontakte välismaalastega ja kes ei taha ära kolida ega tööle minna, siis kohe kindlasti tuleb reisimist, sest et tuli see maailmakaart ja siis tuli see kaarikukaart, et selle aasta jooksul hamburid väga palju liiguvad, reisivad ja mul on tunne, et isegi mööda maailma ringi. Ja müntide kuningas on siin järgmine. Mul ongi tunne, et siis kui hambur teeb selle valiku ja vaatab endale otsa, vaatab selle tõele otsa, siis tuleb selline stabiilsus ja kindlus ja turvatunne. See on ka väga hea selline rahalises mõttes kaart, materiaalne kindlustunne. Mul ongi tunne, et need valikud, kes on need hamburid, kes on julged ja teevad selle otsuse ja kas lähevadki välismaale tööle elama või siis alustavad millegi uuega siin Eestis, ka see on variant tööalaselt, siis nad saavutavad edu ja sellise stabiilsuse ja turvatunde. Ja viimaseks kaardiks tuli karikate 8 ja see on ka selline nagu lahkumine, millegi asja maha jätmine, mis on olnud nagu valus ja ebameeldiv. Mul ongi tunne, et hambur selle aasta jooksul või aasta lõpus jätab maha midagi, mis nagu enam ammu ei teeni teda ja mis nagu on olnud selline raske ja valus. See on selline edasiliikumine, teadlik edasiliikumine elus. Ja täitsa võimalik, et hambur võibki siin ka, nagu ma ütlesin alguses, et see vaimne selline teekond võib tulla, et võib tulla selline vaimne ärkamine, vaimne eneseareng ja mingite vanade raskete asjade maha jätmine ja mingisugune uus selline elutsükkel algab, sest et see maailmakaart on ka nagu mingi vana tsükli lõpetamine ja algab uus elutsükkel. Ja väga paljudel tegelikult algabki uus elutsükkel, nagu ma ütlesin, selle tulihobuse aastaga, sest et see 2026 on numeroloogiliselt ka kokku number 1 ja number 1 ongi uued algused, nagu restart elus. Ja pole siis imestada, et väga paljudel tähemärkidel ka see kaart tuli. Ja jah, see 2026 hambur leiab sellise sisemise jõu ja tugevuse ja sellise vaimse tarkuse ja lõpetab ühe sellise suure elutsükli ja astub uude sellisesse küpsesse, stabiilsesse, turvalisse tsüklisse elufaasi. Aga nagu ma lubasin, siis teeme selle kaardimängu ka, et mõtle ühele küsimusele ja siis see peab olema selline küsimus, mis on seotud nagu ajaga, et millal mingi asi võib juhtuda või aset leida siis sellel aastal 2026. Ja ma segan neid kaarte ja sina mõtle oma küsimuse peale ja vaatame, mis sõnum siit tuleb. See on selline tore meelelahutuslik mäng, et ära võta seda tõsiselt. Aga tuli selline kaart. Huvitav, et tuli sõnum, et kuu lõpus võib midagi juhtuda. Ma ei tea, millal sa seda videot vaatad või kuulad, aga midagi võib siis juhtuda, midagi olulist sinu elus selle kuu lõpus, millal sa seda videot vaatad. Aga kuna hetkel on ju detsembri lõpp, siis see võib olla ka jaanuari lõpus. Võib midagi juhtuda kellegil, midagi olulist elus, mingi sündmus. Ja siin on 53 number ja 5 ja 3 teevad kokku 8. Ja augustikuu võib olla hamburile ka oluline kuu 2026 aastal, et midagi olulist võib aset leida augustis ja augusti lõpus võib mingi oluline sündmus aset leida.
aga nagu ma ütlesin, et see on selline meelelahutus, et ära võta seda tõsiselt. ja hambur, kui need sõnumid siin kõnetasid sind, siis vajuta pöidlanuppu. See on sulle täiesti tasuta, see ei maksa sulle midagi, see annab lihtsalt minule sellist indu ja jõudu edasi selle kanaliga siin tegeleda. ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, vajuta selleks kellukese nuppu. olen sulle selle eest väga tänulik. ja ma tänan sind ja soovin sulle ilusat tulihobuse aastat.